Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, mida veel selle laiendusega Brisk teha saab. Et ta on mul siis siia üles laiendusena, Chrome'i laiendusena juba lisatud. Ja kui ma olen näiteks mingisugusel veebilehel, siis ta töötab tegelikult ka veebilehega. Nii et kui ma klõpsan jälle selle Brisk ikooni peal, mulle ilmub ta siia alla. Ja kui ma nüüd selle peal klõpsan, siis loomulikult, ütleme veebilehel ma ei saa kontrollida kirjutamist. Aga ma saan näiteks teha sellist asja, et ma saan anda tagasisidet sellele veebilehele. Ütleme, siin ei ole mõtet, ta on juba valmis tehtud, aga kui mul oleks inglisekeelne, siis näiteks oleks võimalik ka taset muuta. Eesti keelega see paraku ei toimi, aga annab ka viktoriini teha ja viktoriin tuleb samamoodi inglise keeles, eks ole, näiteks loo viktoriin rohevindist ja tõlgi kõik eesti keelde. Ja kuigi ma tahan, et ta seda teeb, ma saan valida siin, et mis klassile, et siin on siis küsimused kas mitme valikuga või lühivastus ja võtame näiteks, et ta teeb mul näiteks 5 küsimust ja võtan siis järgmine. Nüüd ma saan valida, kas ta teeb uue dokumendi või siis teeb kohe Google Formsi. Ma valin selle uue dokumendi, sest et ma ei taha praegu neid Formsi õigusi talle liiga palju anda. Ja nüüd siis avatakse mul siis uus dokument ja nüüd te näete, kuidas ta siis seda viktoriini tegema hakkab. Ja ta paneb siia küsimused ja siis märgib ära ka õiged vastused, aga nagu te näete, siis tegelikult on see meil kõik inglise keeles. Ma võiksin siin veel teha selle raskemaks või lühemaks või pikemaks. Kuigi siin on tõlgi olemas, siis eesti keelt siin paraku ei ole. Aga kui ma tahaksin näiteks seda tõlget näha, siis ma panen selle Briski kinni, valime Ctrl-A kõik ära, Ctrl-Copy ja kui ma võtan näiteks Google Translate'i ette, siis ma saan ju ta tegelikult ka siin ära tõlkida. Nii, vaatame, kuidas need küsimused on. Nii, aga küsimused muidugi eesti keelde tõlgituna just päris ilusad ei ole. Mida armastavad Euroopa rohevintid talvel teha? Külastage lindude söögimajasid, ujuda järvedes, ehitage lumememme. Nii et, et selles mõttes, et see tõlge on nii kohmaks, et mul lõpuks kulub selle parandamise peale rohkem aega, aga mingisugustes teistes keeltes, mis on, võib seda vabalt teha. Aga üks asi, mis siin nüüd veel on sellel Briskil, on tegelikult ka selline võimalus nagu laadi üles. Ja ma võin ka näiteks, kui mul on arvutis olemas mingisugune pilt, näiteks mul Taini Vau joonistas ühe pildi, võtan ava, siis ta võtab siis selle endale eelvaatesse, kujutame ette, et ma olen siis selle pildi siin loonud ja ma tahan nüüd näiteks anda tagasisidet, et anna tagasisidet, et mis võiks järgmised sammud olla, mis paneme siis siia, kirjutame, et kuidas võiks pilti parandada. Ta alati näitab mu viimast. Võiks pilti parandada ja paneme selle ka, et kirjuta eesti keeles. Nii ja vajutan siis jälle Briskit ja nüüd ta tegelikult tunneb ka ära, näete selle pildi. Et tegemist on pildiga, aga ta saab aru, et näete, et see on kollane, eks ole, ta saab aru, et see on koer, eks ole, kuigi ma ei ole öelnud, et see koer on ja siis annab mulle siis nagu, näete, püüa koera silmad ja nina täpsemalt välja joonistada ja nii edasi, nii et ta tegelikult tunneb ära pildi, mis on ka juba väga selline suur samm. Või siis mul võib olla ka tegelikult mingisugune PDF või Wordi dokument, mille ma siia laen, et näiteks, et mul on mingid õpilase õigused siin. Võtan lahti mingisugune dokument ja siis ma võin sellega täpselt samamoodi teha. Ma panen siin neid, kuidas võiks, ma olen siit korra tagasi, et siin võib siis täpselt samamoodi, et anna tagasisidet näiteks valida või ükskõik mida, eks ole. Nii, ma panen siia lihtsalt, paneme kirjuta eesti keeles, vaatame, kas siis teeb eesti keeles. Nii ja Briskit. Ja vaatame, mis ta siis selle kohta annab. Nii et, näete, siin ta siis annab jälle selle glow ja grow tagasiside. Nii et ma arvan, et kuigi eesti keeles ta nüüd nii hea ei ole, siis mingit kasu temast ikkagi saab.